arvan, et see oli selline orgaaniline areng, eks. Et küllap ma personalijuhina tippjuhtide kõrval partnerina töötades olin kuidagi loomuldasa coachiv partner. Ma arvan, et see on isiksuse omadustest ka kinni. Ma ei ole suur kehtestaja, ma olen rohkem kuulaja ja toetaja. Ja võib-olla siis need äratundmised, et kui mul oli võimalus ise kasutada coachi, siis ma tegelikult jõudsin lõplikult selle äratundmiseni, et ma ei taha olla juht. Ja just nimelt selle direktiivsuse võimaluse ja lõppvastutuse pärast. Mitte, et ma ei tahaks vastutust võtta, aga ma tahan vastutust võtta teistmoodi. Täna ma võtan vastutust selle toetamise professionaalsuse eest, selle protsessi valdamise eest, nende heade küsimuste ja tehnikate valdamise eest. Ja kuna see intuitiivne tunne sees oli vist olemas, siis ühel hetkel, kui ma tundsin, et ma tahaksin oma erapraksisesse naasta, ma teadsin, et ma lähen õppima coachiks. Ja siin ma nüüd olen. Hetkel ma olen kohas, kus ma tunnen, et ma ei taha elus enam mitte midagi muud teha.